tere sulle Meeri Taro lehele. Algava nädala sellist üldist taroprognoosi, üldist energiat iseloomustab selline tarokaart nagu Sauade viis. Sauade viis on selline omapärane kaart, ta toob fookusesse sellised märksõnad nagu võrdsed võimalused, eeliste puudumine, meeskonnatöö, partnerlus, jõu katsumine ja mõõdu võtmine. Klassikalises Sauade viies on kujutatud sellel kaardil 5 meest kõigil sauad peos ja võitlemas omavahel. Et mida see nädal siis võib tuua, on see, et hästi erinevaid energiaid, hästi selliseid erinevaid situatsioone. Jälgi ennast ja luba endal otse kui kokku puutuda erinevate energiatega, erinevate sündmustega, mängi kaasa ja tunneta, kuidas sa reageerid millelegi. Ava ennast ka sellisele erinevate jõudude mängule iseenda sees otse kui, et võta selline vaatleja positsioon ja otse kui selline seisukoht, et kõik ei ole reaalsus või need on ainult energiat, see on ainult emotsioonid, ainult tunded ja ma saan sekundi pealt muuta enda reaalsust. Mõtle välja, kuhu sa tahad liikuda, millist teed mööda sa tahad minna, kas sa oled iseenesega kooskõlas ja lihtsalt tegutse. Maailm ei ole sinu vastu, kuigi nädalal võib tunduda nii hinga rahulikult sellises situatsioonis ja tea, et tegelikkus on midagi muud. See on vaid näiline. Sauade viis õpetab ka niisugust vägivallatud kommunikatsiooni, et vaata, kuidas sa suhtled oma kaaslastega, et võib-olla seal annab midagi muuta. Nüüd suhete positsioonis on selline kaart nagu Sauade 4. Sauade 4 on hästi mõnus heaendeline kaart ja ta toob suhetesse sellist rahulolu. Sa sellel nädalal ilmselt ühendad oma elu selliseid erinevaid tahke selle Sauade 5 ja Sauade 4 läbi, et ja kõik sa saad nagu kõik kooskõlla, kõik erinevad tahud oma elus, sa tunned rõõmu nii tööst, kui sa lubad ja võtad sellise vaatleja positsiooni, kui ka oma kallitest inimestest. Suhete positsioonis Sauade 4 üldse näitab selliseid päikeselisi aegu ja vastuvõtmist, et kontakti inimestega on väga lihtne luua ja kuidagi mõistmist on omavahel kergem saavutada. Ideaalne periood ka selle jaoks, et anda mõista või teada sellele inimesele, kelle poole sa õhkad, et ta on su südame vallutanud. Ootamatut põgusast flirdist võib midagi väga ilusat ja suurt välja kasvada. Nüüd töö ja raha positsioonis on selline kaart nagu müntide 4, järgmine 4. Vabandust. Müntide 4 väljendab seda, et töös on sellel nädalal oluline meeskonnatöö, et jõuda paremate tulemusteni tee meeskonnatööd. Maandus on oluline ja selline teadlik maandamine, et vali endale parim absoluutselt kõiges, ja kui on hea teha ka pausi, et kui sa tunned, et sa ei taha või ei jaksa edasi liikuda. Jälgi ka inimesi enda ümber, et sinu koostööpartneriks või sinu lähedale võib sattuda inimene, kes on ihne, omandiimuline või isekas. Need on selle kaardi kuidagi sellised märksõnad ja kui sa tunned ka iseendas ära sellised emotsioonid või omadused, siis maanda ennast ja lase kõigel minna või
mind maandab alati kõige paremini vesi, et kui ma lähen voolava vee alla, duši alla siis või jõe äärde või mere äärde ja lasen lihtsalt kõigel, mis mind ei teeni enam veel ära viia ja uhtuda. Et ja vesi maandab ka, et lase see kadedus ja ihnus, ka kui see tuleb kellegi teise poolt sinu poole, lihtsalt minna. Nüüd tervise positsioonis on selline tarokaart nagu müntide 3. Müntide 3 on selline kaart, mis väljendab seda, et kõik sinu pikaajalised pingutused on vilja kandnud ja kuidagi sa märkad nagu oma füüsilises kehas ja tervises selliseid esimesi tulemusi siis nagu ja tea ka seda, et selle kaardi energia on selline, et kui sa sellel nädalal midagi valid enda ellu, et siis see juurdub kiiresti ja annab nagu püsiva tulemuse, et kui sa soovid alustada midagi uut, muuta oma liikumisviisi või toitumist, et siis sellel nädalal kõik muudatused juurduvalt kergelt või et sa ei pea palju pingutama selle nimel, et saada indu minna liikuma. Samas ka valgust on rohkem ja helgust on rohkem, juba see kutsub õue, et miks mitte seda kõike ära kasutada ja luua endale tervislikke harjumusi, mis pikas perspektiivis annavad palju rohkem juurde kui see hetkeline mõnus magus koogitükk suus. Ka nautimine on hea, aga palju torte jääb südame pahaks, on ju. aga kaunist nädalat sulle!